kas nagu bränd on keeruline või on ta lihtne? Aga räägime brändist. Hästi paljud asjad tunduvad nagu siuksed iseenesest mõistetavad. Coca-Cola, ma ei tea, tuntus tundub, et Coca-Cola on kogu aeg olemas olnud ja selle jaoks, et Coca-Colat müüa, sul ei ole kunagi mingit reklaami ega mitte midagi pole vaja, et siuke nagu tunne on. Kui Coca-Cola lõpetaks tänasest päevast oma nagu reklaamimise turunduse ära üle kogu maailma, siis ma arvan, et mingisuguse teatud ajaga see Coca-Cola müügid langeksid. Loomulikult ta ei haihtuks, ta ei kaoks ära, kuna ta on oma tuntuse nii suureks kasvatanud. Aga kindlasti tema nagu edasine areng ja see brändi areng kindlasti peatuks. Aga ikkagi Coca-Cola ei ole nagu oma brändi saanud lihtsalt niisama juhuslikult ja see bränd ei ole tekkinud lihtsalt sellest, et inimesed jõid hästi palju Coca-Colat ja tekkiski see bränd, vaid see bränd tekkis ikkagi läbi nagu pika töö tulemusena. Ma olengi ennast nagu päris tihti leidnud sellest kohast, et nagu klient tuleb minu juurde ja me räägime nendest kodulehest. Ja tegelikult ma leian ennast hoopis nagu sellest, et meid kõigepealt paneme paika brändingu, brändi väärtused, brändi tuuma, brändi väärtuste kandjad, brändi loo, mis see siis on, tone of voice, eks ole, võib-olla stilistikat vaatame või teeme natuke ümber või muudame. Nagu paneme paika selle brändi väärtusmaailma ja kujundame näiteks kodulehe selliseks, et ta väljendaks täpselt brändi väärtusmaailma, kuna väärtusmaailm on meie arenevas maailmas järjest olulisem, järjest tähtsam. Lisaks koduleht, vaata vanasti oli koduleht võib-olla rohkem nagu tehniline või ta oli siukene, sa said sealt mingi info kätte ja kõik, mida aeg edasi seda järjest imagoloogilisemaks muutub koduleht. Ja kodulehe tegemisel on väga oluline jälgida esiteks nagu brändi väärtusmaailma. Teiseks strateegiat, sest ka näiteks navigatsioon peab olema strateegiline, et aga kuhu see inimene siis läheb ja mida ta oma selles klõpsude rajas, mida ta oma siis nagu läbitud teekonnas sinu veebis näeb. See kõik on strateegiline, samas millised on otsisõnad, millega sa välja tuled Google'ist ja nii edasi ja tagasi, aga selle jaoks, et seda kõike paika panna, peab olema nagu bränd. Bränd ei ole midagi siukest, et sa teed omale brändi valmis, eks ole, telid ära on ja siis ülehomme sinu müük paneb nagu üles, et see ei ole nagu midagi sellist. Vaid bränd on nagu mingi selline väärtusmaailm, mida tuleb pärast kasvatada ja mis aitab inimestel siseneda sinu toote juurde. Et inimene nagu sinu tooted ostes mitte ei osta seda toodet, füüsilist toodet või ei teli seda füüsilist teenust või ei tarbi mingit teenust, vaid ta siseneb sinu brändi maailma. Ja väga vähe on neid kohti, kus ütleme, inimene tõesti tarbib ainult toodet. Lexust ostes tegelikult sa ei osta Lexust, vaid sa ostad midagi palju enamat ja seda on raske kirjeldada. No tõesti nagu pikk jutt on ja ma pakun sulle 1,5 tundi tasuta konsultatsiooni. Saame kokku, siis sa räägid ära oma sellised algandmed, oma rõõmud, oma mured. Anna mulle sellise ülevaate oma asjadest ja mina annan sulle vastu helikoptervaate. See on siukene vaade, et me nagu sõidaksime helikopteriga linna kohal ja läbi minu silmade. Ja me näeme ära, kus kohas on liiklus, kus kohas on ummikud, kus kohas on mingi maja, mis vajab nagu parandamist, kus kohas on tühjad tänavad. Ja kui meil selle 1,5 tunni jooksul tekib mingi siuke ühine hingamine või tunne, siis räägime juba edasi. Kui ei teki, siis see konsultatsioon ei kohusta sind mitte millekski. Aga lähme siis sõidame helikopteriga 1,5 tundi.